Recording is on. Tere tulemast 5. arvutiteaduse klubi 5. kuni 9. klassi õpilaste sessiooni 8x8. Ron, sa paistad olevat ainus külaline praegu. Ja, ma küsin sealt Georgilt, kas ta tuleb. Ma siin praegu peotäis naati, ei jõudnud vahepeal midagi muud süüa, käisin metsas. Naati ka väga palju ei olnud. Ja siis saab hakata vaatama, kus me oma järjega oleme. Oota, mäletad, vaata, oli see nagu meil see mingi, vaata see riddle, vaata, oli 2 inimesega, selle ma figure isin out. Aga ütle uuesti, kuidas oli 3 inimesega, et 3 inimesel ja sinul oli nagu like pea peal. Nii, kas sa mu ekraani näed? Ja näen. Nii, ma tekitasin siia 3 sinist. Mhm. Nii. Nüüd on teada, et öeldakse, teie seas on siniseid. Mis juhtub esimesel täistunnil? Kas keegi läheb kuskile või ei lähe? Ei lähe. Miks ei lähe? Kuna nad mõtlevad, et neil ei ole sinine like. Võib-olla. Nad on seda riski võtta. Ei, mitte sellepärast. Nad teavad kindlalt, mida? Et nad surevad ära. Või nagu oli surma selle. Ei, mida nad laikude kohta kindlalt teavad esimesel tunnil? Et vähemalt ühel inimesel on sinine like pea peal. No seda teavad pruunid ka. Ja seda teavad kõik. Aga mida veel nad kindlalt teavad? Siniste arvu kohta, mis nad teavad? Et on 3 sinist. Ei, seda nad ei tea ju. Ei, aga pruunid näevad seda. Aga üks sinine näeb, et on 2 sinist. Nad ei näe enda laiku. Ta näeb ju, et siniseid on rohkem kui 1, eks ole. See ongi põhjus, miks esimesel tunnil mitte keegi ära ei lähe. Sest nad näevad ju, et on ka siniseid, mitte pruune. Nii. Aga mis teisel tunnil juhtub? Kas keegi läheb ära või ei lähe? Ma arvan jah. Või võib-olla ei. Vaata, mis asja siis nüüd? Oota, ma pean mõtlema. Ei. 3. tunnil läheb. Nii, miks teisel ei lähe? Kuna nad ikka vaatavad, kas nagu et kas üks teine nagu sai selle loogikaga mõelda välja. Või ei oota, kas ma seletan, miks teised ei teinud või kui mina olen nagu kõigi peas, mida no pole vahet. Kuna nagu nad vaatavad, pole vahet, ma ei tea. Oota, kui neid oleks 2, no siis läks ära juba. Ja, vaata 2 puhul oli ju see asi, et esimesel tunnil ei lähe see, keda ma näen sinisena sellepärast ära, et ta näeb mind ka sinisena. Ja ta ei tea, kas ta on sinine või ei ole. Aga pärast seda mõlemad teame. Ja siis teisel tunnil lähme mõlemad ära. Aga kui meil on 3, me ootame esimese tunni ära. Esimest tundi ei ole mõtet ära. Me teame, et esimese tunni nagu nii keegi ära ei lähe, sellepärast et sellist olukorda lihtsalt ei ole, et keegi näeks kõiki pruunina. Nii, teisel tunnil mina näen, et mingid 2 sinist tüüpi on, nii, aga nad ei lähe mitte kuskile, sest nad läheksid ära, kui nad oleksid ainsad sinised, kui nad oleksid eelneva arutluse kaudu saanud aru, et nad on sinised, aga nad ei lähe. Järelikult on veel siniseid, aga kuna ülejäänud on pruunid, siis järelikult ma pean ka sinine olema. No, ja kuna kõik mõtlevad samamoodi, siis 3. tunnil me saame ära kõik minna sinised. Oota, aga mis pruunidega juhtub? Lihtsalt tahan teada.
Nad surevad nälga seal. Aga vaata, mõtle, kui neid siniseid oleks nüüd nii palju. 8. Siis võtaks 9 tundi. Jah. Aga kõik samamoodi mõeldes saavad välja. Aga mõned ei pruugi mõelda selle peale. Oota, meil on Georgile. Kaua meil läks? 3 nädalat. Did not answer. Ahah. Nii, kas sa nägid, ma lahendasin sinu ülesande ära? Väidetavalt. Oota, mida? Mis ülesande? No sa saatsid mulle nagu 3 ülesannet. Jaa. Kuhu sa saatsid? Sa panid liiga ilmse vihje mulle. Gmaili või? Ja ma tean, aga muidu see oleks võimatu olnud. Ja ma tean, et nagu ma saatsin selle nagu Spectrogrami lingi, aga võib-olla see oleks ühe selle äpi, nagu Spectrogrami äpi installin, mis näeb seda valesti, mis on veitsa teistsugune, et sa pidid õiget kasutama, muidu sa ei näeks mitte midagi. Oota, sa saatsid, kas sa saatsid Gmaili peale vastuse või? Jah. Ma vastasin otse su kirjadele. Vist. Või sa tegid seal Zero mailis või mis see on, vaata? Ei, ma panin ikka Gmailis, panin otse, sest seal arvutis, ma ei viitsin seda Zero neti selle jaoks sisse lülitada. Ta on nii allmail. Oota, mis su see on? Jaa, see. Pandero. Aga sa ei saatnud pilti ju? Sa pidid pildi saama sellest nagu? Saatsin jah. Oota, kas sa ei replinud sellele samale nagu? Ma kohe vaatan ise ka, miks ma sinna panin. Ma saan siit vaadata. Sa näed ka samal ajal. Oh my god! Õnneks see paneb mulle nagu Gmail paneb mulle stuudiumi nagu spämmina. Või ei, ma ise panin, kuna iga kord, kui on lugemata sõnum, siis panen lugemata sõnum. Nii, oot, sent, jah. Nii. Oota, näita screen'i endal. Näita. No sa näed, jah. Jaa, aga tee see Gmail lahti, kus sa saatsid. Jaa, loading, nagu näed. Gmail on siin aeglane. Miks sul nii palju tsääbe lahti on? Palju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mul on muidu mingi 40, noh. Üle selle ei saa. Palun ära piini enda arvutit niimoodi, su arvuti sureb ära, kui sa nagu ostad kõik RAM-i ära niimoodi. Jaa, see on ka enda piinamine, sest vahel läheb juba aeglaseks. Jaa. Mis ma siin pidin otsima? Ronni, jah? Ja Ron Pedari. Nii 12. veebruari päev. Testi hommikul saatsin õpilased Facebookist ühte asja vaatama. Ja see on see asi, vaata, kui sa tahtsid minu seda vaata ära.
vaata nüüd see asi, see oli sinu fail. Vaata, ma panin ju, kliki sinna My Sound. See oli see minu meelest, mis see ongi? Oota. See oli see nagu hääl. Oota, kas see hääl, mida mina saatsin? Ei, see on minu. Ja see... Minu oma on palju teravam. Ja ma tean. Okei, vaata, mis sa saatsid sellega. Okei, kohe no ära räägi. Korraks. Pane oma ekraan ka. Ma ei näe siin omas midagi. Mis mõttes ei näe? Oota, kas ma pidin selle spektrogrammi panema või? See on helifail ju. Ja, aga kas ma panen selle spektrogrammi või? Aga kus muidu sa seda näeksid siis? No ma panin, aga ma näen ainult jooni. Näita oma ekraani. Oota, ma näitan. No, aga seda on telo spektrogrammi. Oota, ma vaatan, kas minu heli töötab. Oota. Telo ei saa ühendada siia 8x8. Jah, minu oma töötab, sinu oma ei tööta. Oota, panin seda teist spektrogrammi endal. Äkki sellega töötab? Spektroid. Kohe. Ma ju alla laadisin selle. Oota nii, nüüd ma vaatan. Selle teist spektrogrammiga. Ei, sul on ka lihtsalt jooned. Ma ei saa aru. Näita oma ekraani. Teloekraani või? No seda, kus sa seda testid, seda ekraani. Kohe? Ja panen... Kohe? Mida sa mulle saatsid, seal ma ju juba mujal ei ole käinud. Nii. Las ma näitan... Okei, ja ma pean kaamera. Nii. Nii, näed. Kurat, see läheb juba ära. Oota, ma pean uuesti panema. Nüüd ma näen kaamerat. Ja ma tean, ja. Ma pingi kaameras näitan, kuna ma teen telos seda spektrogrammi. Aga sa telos ei saa jagada ekraani. Ma vaatan. Nii, näed. Vaata. No sa ei näe, aga siin ei ole mingit pilti. See on jooned. Oota, ma saan... Oota. No see... Ma proovin... No pole vahet. Nagu see on lihtsalt... Mingi igas frequencies on lihtsalt joon nagu. Mingi iga 500 Hz on hääl. Ma näen niimoodi. Et telos, kui sa oled 8x8, siis sa ei saa ekraani jagada. See on halb. Võiks ju saada. Aga ega ma ei testinud telos. Ma testisin see, mis sa mulle saatsid. Okei, aga kas sul oli window hammingu peal või? Mis seda peal? No hamming. Window function hamming. Nii ma kohe vaatan. Siin on panin how sounds encoded. See oli see asi, mis ma siia juurde panin. Et kui rääkida üldse, kuidas heli esitada arvutis, siis siin on nii-öelda puust ette tehtud ja punaseks värvitud, kuidas see käib. Aga pärast seda, siit loe praegu välja, see oli mingi muu kiri, kus oli sinu see link. See link oli see 0-dest ja 1-dest koosnev. Ma siis nüüd kopeerin selle Translatorisse.
Yeah, bullshit. Ja Georg ei tule. Mis Georg ütles, et bullshit või? Ei lihtsalt. Ma ütlesin yeah, bullshit, et sa nagu figurisid out. Loogiline kõik nagu. Nüüd on siia. See oli... Ja see äpp. See oli äpp, aga minu meelest ma seda äppi ei installinud. Et sa ei vaadanud, kas see töötab ka see Spectrum või? Mitte siin. Spectrogram või oot. Kuidas ma otsisin seda üldse? Siis ma pidin ju kasutama mingisugust muud vahendit selleks, mis on selle arvutis võimalik kasutada. Ehk siis Spectrogram, sound to image. Miks sa Google Chrome'i kasutad? Sest Google Chrome töötab Google'i asjadega kõige paremini. Miks sa DuckDuckGo'd ei kasuta? DuckDuckGo ei ole brauser, DuckDuckGo on otsingusüsteem. Ja see, mis ongi search engine. Search engine'ina ma kasutan Google'it sellepärast, et Google tunneb mind, DuckDuckGo on anonüümne. But that's like no privacy though. Ja Georg vastas, ta ütles oota. Mida me ootame nüüd? Ma ei tea. Chrome'i extension või? Image to audio Spectrum player. Aga kuidas see? Visit website ja Roku app. Tuli, ja Georg tuli. Ja ma kasutan seda. Ja ma kasutan ka seda. Ja sa ütled, et sellega minu oma ei mängi või? Ma ei tea, aga näita, mis pildi sa panid sinna. Ma laen selle kõigepealt alla, selle faili ja siis ma laen alla. Georg, mis sa hingeldad? Piiskop. Image. Ja nüüd ma võtan choose file. Nagu ma ennegi seda tegin. Let me see your files, boy. No. Tuleb ju pilt. Oota, ma proovin uuesti seda. Oot, see on see sama hääl või? Jaa. Mis see Google Drive'is on? Kohe. Ei, ma ei tea. Oota, kuule see. Mis ongi? Sa pani lihtsalt selle faili sinna. Et siin näitab niimoodi, aga nagu tekstel ei pruugi näidata niimoodi. Ja kas te freeze'ite ära või? Ei freeze'inud. Et sinul võib niimoodi nagu seal näidata, aga nagu seda Spectrogramis ei näe niimoodi. Näita oma ekraani. Ei, ma näen küll nagu silmi natukene, aga midagi teist ma ei näe. Lihtsalt nagu jooned. Aga proovi enda nagu density. Siin ei olegi midagi muud. Vaata, see on density. Pane see nagu kõrgemaks density. Praegu või? Jaa, pane see 6 peal näiteks density. Ja nüüd play või? Jah. Ei, kas sa ei saa pane nüüd create from full image, sa pead uue tegema, muidu see mängib lihtsalt sama. Sa pead nüüd tegema uue selle nüüd.
Oot, ma ei saa nüüd aru, mida ma pean tegema. Ei, sa pead density panema 6 peale, siis tegema nagu uue selle nagu heli. Kas ma pean uue pildi tegema ju? Ei, lihtsalt pane refreshi. No. Nii. Nüüd pane density, kas sul jääb density 6 peale? Ja nüüd pane tagasi see pilt ja siis pane create from full image. Pilt? Ja choose file. Pane see sama. Mul ei olnud pilti. Aga mis on? Ma valisin helifaili. Mida? Ma valisin helifaili. Okei, aga pane choose file. No. Ja siis võta mingi suvakas pilt endal. Ja siis vaata. Mul on screenshotid ainult siin. No võta mingi suvakas. Osmussaar. Oh. Nii. Vaatame, kas see töötab. Võtan selle. Normaalne. Mis ma nüüd teen? Nüüd pane create from full image. Full image. Vaata, siin on, ta ei hakka tegema, ta ütleb please disable the ad block for free use. Aga sul pole ad blocki või? Ikka on. Mul oli niimoodi ja ma panin ad blocki kinni ja see ikka mul ei töötanud. Vaata, kas sul töötab. Ma pidin Edge'i kasutama. Siin on ad block, näe. Oota ka. Aga see on ainult YouTube'iks millegi. Ma ei tea. Sa pead Edge'is vist tegema. Või mingis teises brauseris. Või mis need annotation? Annotation, need vaata, mis tahavad ekraani peale vaata, et mingi video või niimoodi. See vaid praegu tööle, aga okei. Tee selles Microsoft Edge'is. Ja sul on ju Ubuntu. Tee Microsoft Edge'is, väga hea soovitus. Aga sul on mingid teist brauserit, nagu sul peaks Firefox olema, jah? Ja proovi Firefoxiga. Kopeeri see link lihtsalt. Aga ma otsin, mul peaks olema veel mingi adblocker. No lihtsalt kasuta mingit teist brauserit, see on lihtsam. Okei. Ma kasutan Firefoxi. Oota, mida me see tund üldse teeme? Mis sa tahad, et me teeksime? No vaata, võta see sama link, vaata. Selle nagu... No see link, vaata. Selle veebisaidi link, see image studio. Siis pane see sinna Firefoxi. Ma pigem jagan kogu oma ekraani, siis on tead... Näed või? Ja näen. Väga hea. Nii, see oli see mingi... Vaata nüüd seda, mis see oli nüüd. Kopeeri lihtsalt link. NSS, Heroku app, image to audio. Okei. Mina ei kopeeri, miks ma õppisin kiiresti kirjutama siis? Not found, mis asja? What? Kopeeri lihtsalt. NSS bot. Nii, nüüd võta see sama. Ja pane density 6 peale, Osmussaar. Nii, ja nüüd pane density 6 peale. Sul on. Okei, nüüd pane create from full image. Nii, okei. Vaatame, kas see töötab nüüd. Ma pean play vajutama või? Nojah, kui see on tehtud. Kuule, ma võtsin lained. Ma võtsin vale koha. Ei, sa pani create from full image. Okei. Jah, play. Midagi on, mingi kriipsujuku on näha.
Ma ei saa aru, kas seal on midagi või ei ole. No ma downloadin ja siis ma panen üles sinna. Saada mulle. Nii. Edasi Drive'i. Kuhu ma selle panin üldse? Kui aeglane kõik siin on. Nii, My Drive. Nii. Tegelikult ma pidin selle panema ju. Sa saad ju lihtsalt attach ida faili Gmailile. Sa ei pea Drive'i panema. Kuule, Gmail ei ole failide saatmiseks. Ja kas saab küll? Jaa, muidugi saab, aga see kõik ju koormab. Üks mu õpilane saatis mulle suht väikesed pildifailid ja see mingi pool tundi avas seda meili. No see on lihtsalt helifail. Jaa, ma saan aru, et see on heavy fail. Helifail. See on tõesti raske selline. Shut up. Vaata, üle 500 kilo, noh. Kibi. Jah, see on ju veel rohkem kui kilo. Nii. Georg paneb mingi cringe backgroundis. File upload. Kuhu ma selle üldse downloadisin? Siia. Nii. Downloadides peaks olema. Downloadides. Kuna sa downloadisid selle. Get it. Yes. On ju siin kuskil. Nii, mis mul siin on kõik? Leidsin. Yes, good boy. Starting upload. Nii. Ta teeb uue versiooni sellest, versioon 3. Huvitav, milline see esimene versioon siis oli? Sa tegid ennem ka, vaata. Võib-olla see oli sinu fail ja siis oli minu fail ja siis nüüd on jälle minu. Aga muidu on esimene on tavaline, siis on teine on 0, siis kolmas on 1 ja niimoodi läheb. Siis on juba 4, jah. Muidu on niimoodi. Ikka ta siin veel. Georg. Ma ei kuule sind üldse, aga teeme League of Legendsit pärast. Halloo? Jaa. Davai, teeme. Muidugi. Miks ka mitte? Mis see jääbki nüüd üles laadima? Ma arvan küll. Miks sa nii arvad? Lihtsalt. Ma teen siia alamkataloogi ja panen sinna eraldi. Panen nimeks Spectrogram. File upload. Ja image download, jah. Noh, siia tuli ilusti. Muisa ellab. Kohe, muisa ellab. Get shareable link. Nii. I'm back, boys. Ma panin lingi siia 8x8-sse. Okei. Niin panen selle Spectrogrammi. Midagi näeb, jah. Sinu nagu käed on väga oranžid nagu. Oranžid?
või nagu high pitched. Sinu käed on väga high pitched. Nii, oota, ma panen teise color scale'i. Ma panen nagu sinika. Okei. No, oota, nii ma proon nüüd, milline on nagu. Jaa, on küll, jah. Niimoodi näeb rohkem. Ja, näen su käed. Kui ma panen nagu ice color scale nagu blue siukene, siis on jah, sul on käed. Ja näeb küll, aga nagu päris halvasti. Kus sul see ice color on? Ei, selles äppis, vaata see Spectrogram äpp, vaata. Tead, kuidas üleval on, vaata see pausi nupp. Selle kõrval on vaata see settingud ja seal on color scale type'i sa saab muuta. Mul on muidu rainbow peal. Kuna nagu lihtsalt. Mul siin Heroku appis ei ole. Nii, nüüd jätkaks Zeroneti testimist ja nii kaua võiks Georg edasi minna Typing Clubis. Muide, Typing Clubis ma võtsin nüüd vahepeal ette vene keele. Seal on üks selline kursus ja tegin sealt 3 tunniga 37 peatükki läbi ja minu kiirus oli 10 ja 20 sõna vahel minutis. No ikka päris hea. Et siis see tähendab, et ükskõik millise keelega sa alustad, alguses ongi sul selline kiirus. Ja siis üks vene keele õpetaja vist kirjutas, meil on see virtuaalne õpetajate tuba, kirjutas vene keeles midagi. Ja ma mõtlesin, et ma siis kirjutan talle nüüd vastu pärast seda, kui ma 3 tundi õppisin vene tähti. Aga kõiki tähti ma ei jõudnud õppida ju. Ja siis ma need tähed, mida ma ei jõudnud õppida, kirjutasin, kus need ladina tähestikus asuvad. Ja tulemus oli väga halb. Mingi oskuskeel. Normaalne. Mis mu naer oli, nagu ma ei saa aru. Edasi, nüüd oli vaja vaadata seda, et me pidime Zeroneti käima lükkama. Yeah. Zeronet is very cool. Yes. Huvitav on see, et see pliiats, mida ma siin kasutan, see graafika tablet, kui lülitan monitori välja ja lülitan monitori uuesti sisse, siis ta ei saa aru, et monitor on ka küljes. Et ta nagu näitab, et on, aga ta ei ulatu sinnani. Aga siis, kui ma teen restardi, siis ta saab aru. See asi. Seda ei pidanud ju isegi sudoga käima lükkama. Ja siit see tuleb. Huvitav, ma eelmine kord alles panin seal Zeromailil, aga võib-olla ma ei pannud seal, kuskil ma limiidi suuren siin 20 peal. Nii, Zerotalkis on one file update fail. Newest topics, see oli see, siis on mingi blogi keskkond. Set size limited 20. Okei. Mis nad siin kirjutavad? Siis great breakdown of the financial meltdown going on. See võib isegi olla huvitav. Siin on YouTube'i link 37 minutit tagasi postitatud. Aga kui ma sinna vajutan, siis ei juhtu midagi. Laeb. Huvitav, mida ta laeb seda YouTube'i siia sisse. Mis sa sõidutad mingit autot meile põrandata? No, I'm...
või sellise häälega läheb sul Seronet käima. Mul on tegelikult see on server ja see on minu juures. I run Zeronet ja selle server on minu juures. Et mina panin käima, siis sinu arvuti läks kooma, jah. Ahah. See YouTube'i asi, see ei taha siin kuidagi... nüüd tuleb lahti alles. Ma ei tea, mis ta tegi siis nii kaua kontrollis. Nüüd see kadus ära, nüüd ma ei näe Seronetti enam. Ja nüüd ma panin serverit kinni. Seda küll praegu vaatama ei hakka. Märtsi eelviimasel päeval pandud. Mis see Zero Hello on? No aga vaatame kohe, mis asi see on. 120, Zero Hello. No mul ongi. See vist oli see, kus sai blogi teha. Nii, Zero Hello. Vaatame, mis asi see on. Connected sites. See on connectitud, aga kas see on mingisugune sama foorum, mis ma kogu aeg vaatan? Zero Mail, Zero Hello. Stats. Downloading Geolite 2 city database. One time only. Umbes 20 megabaiti. Nii, downloaded, mis me sellega peale hakkame. Top country United States 129 Peeru. Kanada 32 Peeru ja United Kingdom 29 Peeru. Ja Vene Peerud 21. What the actual fuck nagu? See on isegi kaart, vaatan sinised peerid. What the actual hell? Nii, aga nüüd ma lähen avalehele. Kas mulle siis näitab, kuidas ma saan sinna... Peeru minna. Ei, Peer ma olen juba ka. Peer, aga ma tean, et see tähendab peer, aga ikka nagu. Huvitav, kui ma vajutan sinna Zero Hello, siis ta kuvab mulle hoopis selle. Jah, Zero Hello oli see foorumite keskkond, see, kus ma praeguse YouTube'i lingiga leidsin. Aga Zero Blog, seda me võiks nüüd proovida. Create new blog. Kas Georg ikka on seal või? Ta alati räägib nagu, ta alati ei räägi nii kaua, mul tunne, nagu ta läheb ära lihtsalt. Georg on jah, kuidagi passiivne siin olnud viimase... No ei ole väga öelda ka, aga nagu ikka. Jah, viimastel aastatel on Georg passiivne. Sa oled ennem ka teda õpetanud või? Ei. Mis viimastel aastatel? Ma olen teda õpetanud ainult viimastel aastatel. Eelmine aasta ka õpetasid või? Ja 2019 hakkasime pihta. Nii, öeldakse stop Seronet. Ahah, okei. Teeme siis niimoodi. Stop Seronet. Oota, mõtle. Kas sa ei saa ju tervet selle networki kinni panna või? Zeronetti. Nagu... See tähendas seda, et ma ise välja. Aga kas sa ei saa või? Kuna nagu... Sa võid ju share'ida nagu mingit viirust. Ma arvan. Nagu läbi selle. Nagu disguise nagu new user'ina nagu. Ma mõtlen, kuidas seda teha. Ma arvan, et saab, ma ei usu väga ikka. Siis ma peaksin muutma selle Seroneti lähtekoodi.
ja siis teistel peaks olema ka see muudetud lähtekood, et see asi toimida saaks. Well, how to do that? Nii et Ei saa põhimõtteliselt, ja ma tean. see ongi Linuxi puhul üks tore asi, et terve on, viirused ei levine. Oota, midagi põleb. Koer läks põlema. Zeronet. Site create. Ütlen 3. Kellelgi on kas praegu sünnipäev, kuna see on nagu sünnipäev, küünalate lõhn või elektripõleng. Ma ei saa aru. Tähendab, et keegi sündis. Ei, kellelgi on kas sünnipäev, kuna on nagu sünnipäev, küünalate lõhn või kellelgi on elektripõleng. Ma ei saa aru. See tähendab siis, et keegi sündis. Ei, kellelgi on sünnipäev. No aga sünnipäev tähendab ju sündimise päev. You nerd, please stop. Be a normal person and don't just say, oh, but that actually means that. Ja. Aga siin selle käsuga see küll käima ei lähe. Niimoodi tegema. Mis sa proovid praegu teha? Seda site create'i. Nii, mis ta nüüd ütleb? Have you secured your private key? No. Please secure it now. You're going to need it to modify your site. Have you secured your private key? Aga kus ma seda saan siis nüüd secure ida? Lihtsalt teen copy paste või? Okei. Ma siis teen. Nii. Sa teed ka või? Mida? Saiti. Vaata, ma pidin tegema või? Jaa. Sorry. Aga mul, oota, kas CMD saab teha või? Jaa. Okei, mida ma pidin tegema? Mis command? Vaata, see commandi sa saad sealt, kui sa valid zero blog ja siis on create new blog. Oota, mis need trackerid siin on? Mis trackerid? Trackerid või? Jaa, see räägib trackeritest, vaata siin, et nagu ütleb üleval, et trackerid, vaata. Trackerite kaudu saadakse teada need, no kus on kellelgi need Zeroneti, kus need peerud on? Aga p-read, see on peer ikka. Aga oota, et ma pean blogi tegema või? Alternative manual method, kas see või? Manual. Aga see, oota, kas et seda teha alternative manual method või? Kas see või? Ma ei näe su ekraani. Näed, oota. Kohe. Trackerid trackivad, kus on Peeru ais.
oota, mul isa on, aga näed, see või? Ja, ainult et sa ei pane sinna ette Python, vaid lased nagu Seronet tähendab see käsk, millega sa Seronet käima paned. Nii, okei. Selle asemel ja siis tühik ja siis tuleb panna see site create. Ütle uuesti, ma pidin ukse lahti tegema, ma ütlesin juba. Kuidas sa Seroneti käima lased? Ei, vaata, siin on, vaata see asi. See. See. Et kas ma teen seda või? Neid või? Seal sai kloonida ka või? Seda ma ei pannud tähele, ma mõtlesin, et on lihtsalt mingi pilt siin. Use clone feature in Zero Hello. Ja siis ma proovin seda kõigepealt. Teen ise ka. Ei, ma teen manuali ikkagi. Miks? Nii. Juba hakkasin tegema. Aga kas see saab CMD-s teha või? Jah. Okei. Aga kas see Python command töötab ikka või? Ei. No, vot. Millise käsuga sa Seroneti muidu käima lasid? Ma ei tea. Aga ta käib sul, jah? Mis mõttes? No kuidas sa muidu saad seda lehte näha, mis sul ees praegu on? Näed, ma lähen siia. See on see. Aga siis sa teedki Seronet exe, tühik ja site create. No. Site create on kokku või lahku? Vaata täpselt nii, nagu seal on kirjutatud lower camel case'is. Aga sa pead Seroneti enne maha killima. Ja, ma tean. Niimoodi, okei. No, pole. Et ei pane mingit seda ette või? Ei. Okei, aga kuidas ma tean, mida teha? Ai, ma teen pildi sellest. Ei, no see jääb sul lahti, selle jätad lahti. Aga kuidas ma selle Seroneti kinni panen siin? Sul peab olema mingisugune Windowsi process list või mis see protsessi ma teen lihtsalt pildi. No. Sest ega sellest ei piisa, et sa selle akna kinni paned. Server jääb sulle ikka käima. Aga kuidas ma serveri kinni panen? Kuidas sa iganes programme kinni paned? Okei. Kuidas sa saad teha kill process? Võt seda üles. Võt see midagi oli juba, see tähega. Seronet.exe. Nii, näed. Don't reconnect, ma panen lihtsalt kinni. Tuleb see reconnecti. Nii, okei, nüüd paneme. Nii, Seronet.exe is not recognized as an internal or external command. Kas sul seal on suurtel ja väikestel tähtedel erinevus või ei ole? Ei, aga ma kirjutasin tõesti õigesti selle. Oli Seronet, no siin on P, aga nagu mul ei ole Pythoni. Ja siis oli site create niimoodi. Ei, aga kui sa exet ei paneks sinna? Et kui ma paneks lihtsalt site create või? Lihtsalt Seronet site create. See esimene sõna peab olema mingi command. Aga mäleta, et see Seronet oli sul suure Z-ga ja suure N-iga vist või? Ja ma siis teen niimoodi. Ei no, sul ei ole ju seal seda Pythoni faili. Oota korraks.
Näed, Envelop syntax. Ei no, muidugi sellepärast sul ei ole seda Pythoni faili. See pai lõpuga on Pythoni fail. Ja sa ei ole selles Seroneti kataloogis ka praegu ilmselt. Näita veel, kui sa Seroneti käivitada tahad, mis selle nimi oli. Näe, Z ja N on suure algustähega ja seal, kui sa hiirega seal peale oled, see näitab ka, kus kataloogis see on sees. Vaat. DLL hoopis või? DLL, eks see. Ehk siis sa võid kogu selle path'i kopeerida sinna ja siis panna selle site create lõppu. Okei, mul oli Mike Terv on müti peal, et täpselt niimoodi peab kirjutama. On ju, täpselt niimoodi peab kirjutama. Jah. Proovi. Mis nets on EXE? Miks ma full screen panin? See peab esimene, see sõna peab olema command. Ei, sul on vaja ikkagi teekond saada, sa oled praegu kataloogis on Pro, aga sul on vaja minna Seroneti enda kataloogi. Ta ootab seda direktorit. Kus ta sul on, program files või ei pannud tähele? See peaks local diskis olema. Ei, seda muidugi. Kes vilistab? Jaa. Ei, kes vilistab? Ma küsisin. Muidugi. See ei ole ei või ja küsimus, see on nagu vastusega küsimus. Hästi. Juhagi. Üks lind pani 4 korda, 5 korda, 4 korda, 5 korda, 4 korda, 5 korda. Mis sa teed praegu? Otsid midagi? Ma klõbistan enda kuubikuga. Ei, ma vaatan, see otsib sul midagi. Vaatan täitsa roheline. Zerot otsid. Miks sa ei võiks lihtsalt kopeerida selle path'i sinna? Ja ma tahangi leida, mis path sellel on. Aga siit näeb või? Jaa, sealt sa näed selle ära ju. Vaata, kui sa noolele vajutad. Nii. Ei, ma saan ju lihtsalt niimoodi teha, vaata siia, näed, ma lähen siia ja ma panen open file location. Ja nii. Näe, vaata, ta on sul download Seronet Windist ja siis seal veel edasi. Sul tuleb sinna sisse minna. Ei, CD-ga lähed. Jah. Mul ongi juba CD. Ja, aga see download, jah, on seal just. Ja nüüd edasi. Ja sealt veel edasi. Ja nüüd proovi. Ei, ma pean veel panema see Seronet.exe. Või, oota, ja. No sa panedki ja siis. Kuigi siin on CLI ka veel. Oota, ei, mul läks valesti, ma panin väikse tahe. Nagu create'ile. No aga sa panid ta käima nüüd. No, mis siis juhtub? Ma ei tea.
Siin ei saa otsida nime järgi. Nii, mis ta ütleb? Ta ütlebki seda, et have you secured the private key, aga see on ikkagi mingi Pythoni fail. Näe, Zeronet.py. Core. Mine sinna core'i sisse ja siis lase Pythoni käsuga see käima. On sul Python? On küll, jah. Python 3 on sul. Siis panedki Python 3 käsuga seal core kataloogi sees asja käima. Siit tuleb sul välja minna. CMD-st minna sinna core'i ja sealt kirjuta Python 3 tühik zeronet.py ja tühik ja create site. Nüüd CD core. Vajutasid enter. Nii. Ja nüüd kirjuta Python 3 tühik ja zeronet.py. Need on kõik vist väiksed tähed nüüd. Tühik ja siis see site create. No module name named gvent. No siis sul see käsitsi asi hästi ei toimi. Võib-olla ta toimib lihtsalt Pythoniga, et Python 3 on äkki liiga uus, äkki Python 2-ga. Minul läks ta 3-ga küll käima. Have you secured? Yes. Ütleb site create. Mul oli mikrofon terve peal müüti peal uuesti. Oh my god, jaa. Noh, siis oligi hea vaikus, ma ei kuulnud sind. Nii. Fucking hell. See gvent greenlet run, siin ta ütleb ka seda sama asja, key error, unhandled exception, aga ta teeb seda ikkagi ära. Verifying private key, correct, signing, saving, file content, site created. Okei, ja mis nüüd edasi saab siis? Copy all file from data, one block to data, your new site address displayed when executed site create. Your new site address. Mis mu uus site address on siis? Pole midagi. Kas ma pean midagi tegema praegu? Sa võid proovida seda automaatset varianti. Aga miks ma üldse teen selle asja? Proovime, kuidas me saame oma blogi teha. Okei.
99. nii, Zero blog, clone. Väga huvitav juhend. Kopeeri asjad data kataloogi ja siis kustuta kataloog ära. Mis asja point siis on? Nii näeb, minu post on tehtud. Sa tegid juba ära, jah? Vaata. Tere noobid, täna me opime Kutias Fortnite mängida. Ise kirjutasid või? Congratulations. Your Zeranet blog has been successful. Have you ever been that successful? Nüüd ma sain aru. Just alles praegu. Täpselt. Ma panen selle siia üles. Hakkasid harilikke murde võrdlema, jah? Ei, ma teen selle ära. Kooli ülesanne või? Jaa. No sa oled ju täitsa Väga hea. Lebod asjad. Väga lebo. Näed, pumm, kõik õigesti. Esimese korraga. Ma ei saa aru, kas sa pead nüüd seda tegema nagu ausalt. Mul tuli suvakalt pannkoogisu. Keegi teeb ja lõhnal tuleb, jah? Data 1B. Jõuast on mingi küünlalõhn millega pärast. Pumm, õige kõik. Ma ei viitsi ja teha. Nagu, issand jumal, ma oskan seda, aga palun ütle, miks. Palun ütle, vaata, mida pean siin tegema nagu. Ausalt. Jess, oota, mitu asju mul siin? Õnneks ainult see. Kas oleks veel asju, ma peaks ju nii rage nagu. Sa võiks õppida juba 7. klassi asju. Kuidas harilikke murde liita? Oota, mis mõttes liidan? Ei korrutad. Näiteks korrutad 2/7 ja 2/5. Mis sa saad? 2/7. Oota, aga mida ma näiteks nagu korrutan? No nii, nagu sa muidu korrutaksid 4 × 6 näiteks. Nüüd on need arvud 2/7 ja 2/5. Aga mis see täis nagu, nagu ütleme, et on 1/7. Kas 7/7 oleks nagu 1 või mis number? Jaa. Okei. Ja siis ütleme, et sul on aga nagu miinuses numbrid nagu alla 1, ütleme 0.6 on mingi suvakas korda 0. Jaa. Päris raske. Aga sa saad lihtsalt võtta need esimesed numbrid. Sa ei pea 4 väga võtma vist, ma ei tea. Või vist peab. Oota, mis 4? Pole vahet. Need, kui sa nagu ütleme niimoodi, siis sa ei... No kurat. Siis kas sa pead need numbrid võtma, sa pead selle viimase ka võtma? Ei, ega sa ei tee 10 murruks ju. Sa lihtsalt teed ühe pika murrujoone ja kirjutad sinna peale ja korrutusmärgid vahele. Järgmine samm tehtud, kopeeritud. Delete data directory. Oota, aga millal me seda Zeronetti siis kasutame? Kas me üldse kasutame? No see oleks enne backup.
kui internet maha tõmmatakse, siis Oota selles, minu meelest oli, sa rääkisid vist, et mingi Iraanis või kuskil pandi internet kinni, vaata. ja Ja oota, mille pärast? Või Saudi Araabias, vaata, nad revoltisid, vaata, et see bens läks nii kalliks, vaata. jah. Normaalne. Vaata, tead seda, vaata lugu, kuidas üks mingi vanaema lõikas mingi juhtme vist mitte Austrias, vaid nagu selles Gruusias või kuskil ära. Siis nagu peaaegu tervel riigil kadus see internet ära. Kuna sai see interneti juhe. Ja taas ma vaatan. Ära küsi, kui mu YouTube recommendation'id on nagu imelik, ma ei saa aru ise ka nagu vaata seda. Seda. Nagu what the hell. See tüüp on jah. Jah, ma just vaatan historiasse. Wait, what? I became, what the X-ne? Nii ja... siit peab otsima. Panen mingi grandma. Et vaata, how a grandma broke all of Armenia's internet. Või Armeenia ikka. Ma panen selle lingi. Piiri peal siis kuskil. Jah, oota. Siin DuckDuckGo's on niimoodi millegipärast, et siin. Ma saan ilmselt share panna. Nii, sa ei kujuta ette, mis ma praegu teen ilma nägema. Panin selle lingi. Sa näed, mis ma teen. Vaata, mis ma tegin just. Mida? Mis sa tegid? Vaata seda alumist seda. Ma ei näe nagu see tekst on nii väike. Ma ei näe mitte midagi alt. Hihi, hai, oino. What the hell? Siis ma pean seda suuremaks tegema. Nii. Ma mõtlen, kus see mul oli. Vaata, mul ema õllab. Nojah. See juhend on väga shit juhend. Ma keerasin praegu Seraneti endal tuksi. Selle ära. Okei, I'm back. Nüüd sa näed suuremalt. Oota kohe. See on lihtsalt kohutav asi, mis ma tegin. Mis sa tegid siis? Vaata sealt alt viimaseid käske. Aga ma ei saa aru, mis sa tegid. Sironet Linux test, mis sa tegid nüüd? No, ma mõtlesin, et äkki seal juhendis on viga sees, et mis mõttes ma nagu kopeerin data kataloogi ja ühest alamkataloogist teise asjad ja siis ma kustutan data kataloogi ära. Aga siis selgus, et seal kataloogis on alamkataloog, mis on ka data ja see tuli ära kustutada. Ma kustutasin kogu data ära ja kõik läks.
Aga oota, aga mis data nagu? Mis mõttes kõik data? No põhimõtteliselt Seronetti mul ei ole, ma kustutasin selle ära. Aga kui sa lähed nagu logid tagasi sisse, kas siis on ka sul kõik kadunud või? Ei no, ma ju füüsiliselt kustutasin ära selle praegu või mis füüsiliselt? Või mis füüsiliselt, digitaalselt? Digitaalselt jah. Füüsiliselt ma ei oska nii täpselt teha. Ja sa pead mingi lahti võtma siis iga nagu selle 1 nulliks tegema, 0,9 tegema või kõik nulli panema. Jaa. Kuhu kohta Chrome salvestab oma need downloadid? Mine sinna Google Chrome'i ja Control J, siis on need download'e. Kodukataloogi. Nii, siis mul peaks olema see vana Seroneti fail alles. Ma arvasin, et see läheb download'i, aga ei lähe. Mul siin on leidsin. Nii, läheb uueks lahtipakkimiseks. Extract, close. Ja nüüd on mul Seronet jälle olemas. No, siis ma teen kõik uuesti läbi. Nii. Nüüd tuleb uuesti see private key panna. Tead, selles opikus saab niimoodi teha, et sa saad põhimõtteliselt brute force ida enda või nagu läbi ülesandete, kus sa pead ise nagu valima vastuse, mitte ise panema. Nagu muidu on ainult 2 valikut ja sa lihtsalt vaadata läbi ja muidu sa saad mingi väga kiiresti õigeks. Jah. Ma just märkasin need ülesanded, vaata, kus ma pean nagu need väga pikad, nendega nii lihtsad. Lihtsalt siin on 1 seitsmendikku, 2 seitsmendikku, 3 seitsmendikku, ma pean järjestama murud kasvavalt. Aga see on lihtsalt 1, 2, 3, 4, see on nii lihtne. Õnneks. Nüüd tegi ära ilma ühegi vea teateta. Oota, mis mõttes sul, oota, ütle uuesti. Ma kustutasin Seroneti tarkvara ära oma arvutist ja siis ma pakkisin uuesti lahti ja ilma, et ma Seroneti ennast oleks käima lasknud, niisama lasin ta site create'iga käima ja nüüd, nagu sa näed, ilma ühegi veata. Normaalne. Nii see fixis mingid asjad ära, siis ma arvan. Nüüd tuleb siis kopeerida. See vist ei olegi. See on 1N. Ei. Mida ei ole? Ma olen nii stressis praegu, mul on uuesti see, mis ongi nagu mikrofon mute'i peal. Aga õnneks ei ole. Cannot stat. Mis asja ta seletab nüüd? Aga mis seal sees? Võid või? Võid. Siin pole midagi. Nii tantsu vahetund, Tiina Nukk, tere. Edastan õe poolt mingi osa.
tee õppimise vahele väike paus ja asu tantsima, sest kätte on jõudnud tantsuvahetund. Tantsuvahetunniks sobiva aja saab iga õpilane õpetaja ning miks mitte ka ema ja isa endale valida, aga esimene tantsuvahetund võiks toimuda juba sellel nädalal. No nädalaga kirjutas valesti. Nagu ma arvan, mingi 10 inimest koolist teevad seda. Ma tegin nüüd järjekordse lolluse. Ma ei saa midagi kopeerida, kui mul ei ole veel see Zero blog isegi installitud, aktiveeritud. Nii, nüüd ta teeb alles port checking, closed, trackers, activate. Mina tegin Audenteses õpilastega niimoodi, et igaks korraks üks meist 3 valmistas ette ühe koreograafia ja siis, kuna meil oli 1,5 tundi järjest, siis kui olime 3 tundi teinud, siis tegime tantsupausi. Siis tegime kõik koos sama asja. Nii, nüüd ma saan seda siis teha. Või kui palju siin nüüd neid veateateid tuli. No, seda nüüd kinni panna ja uuesti. Nüüd ma saan siis kopeerida. Ja nüüd siit tuleb kustutada data ära. Läks ja move data, data. Ja mis on järgmine samm? Rename data users. Data users. Default to content. Ja execute. I'm executing. Sign. Your site address. Site address oli siis see. In the path. Users. Peab olema ju üks L data users content. Töötaja nii. Unrecognized arguments inner path. Muidugi ma kirjutasin valesti selle. Alakriipsuga peab olema. Nii. Nüüd ta tahab private key'd saada, aga selleks ma ju selle ära salvestasin, et nüüd seda on näha siit. Private key on see. Oota, selles on matemaatika see.
nagu see opikus on matemaatikaklubi ülesanne ka, aga see on nii lihtne. Nagu igaüks, kes oskab natukene jagada, saab selle ära teha. Sinule või? Ja mul see opik ülesanne siin. Oota, aga miks sa tahad seda manuaalselt seda blogi teha siia Sironetti? Sellepärast, et ma tahan proovida, kas ma saan hakkama. No muidugi, ta võttis praegu täiesti valesse kohta. Ma oleks pidanud seda tegema siis data kataloogis. Nüüd lasen selle käima. Ei. See on puudulik juhend. Your site address. See asi on your site address. Tahten lihtsalt. Okei. Siis tuleb panna 2 taset kõrgemale. Ei ole. Niimoodi. Private key'd. Selge. Ikka paneb valesse kohta. Halloo. Okei. Jah. Mu koer sittus nagu. Ta hõõrs. Mida? Jälle. Jah. Ta nagu lihtsalt istus mu vaiba peal, aga õnneks ta ei hõõrunud. Normaalne. See paneb ikka täiesti valesse kohta. Data. Aga siis ei peaks siia üldse seda ju kirjutama. Okei. Võtame siis selle ära. Signed. I made fire ja juhend on vigane. Juhend on vigane või? Juhend on puudulik ja siin ai. Oota. On ikka või?
Kas mina olen puudulik või? Ma olen puudulik. Normaalne. Ma jälle mõtlesin üle, et äkki Juhanist on midagi puudu. Ei olnud puudu. Nüüd tähelepanu, valmis olla, läks. Ja mis edasi saab? No connection ütles. Error. Rapper key not found. False IPv6. None. Otsib peerusid praegu. Siin öeldakse nüüd, et add modify content, click on the sign and publish new content button. Your site is ready to access. Okei. Zero blog, näe updating. Sa ei näe seda. Okei. Sest sellist suurt asja tuleb ju näidata. Okei, ma sain selle opiku tehtud. Selline asi. Keegi on siia kirjutanud midagi vahepeal. Georg kirjutas, et ta tuleb mõne aasta pärast tagasi. Kui kunagi veel näe. BRB, be right back. Vaadake seda videot. Ma saatsin. Nii, ikka veel update ib videot. Nii, mis siin siis on? Seda saab pärast vaadata. Ma ei mõelnud praegu, mis te ütlesin, et vaadake. Nii, ikka update ib. Huvitav, kas ta jõuab klubi sessiooni lõpuks update itud. Mis ta näitab? 14 minutit tagasi. Tegi ära. No peers. Kuule, mis ta ütleb? Peerusid ei ole. Keegi, somebody... Ongi varem ju, et ei ole peerus. Somebody would like to fart some... Näed, Ruti? Aga mis ma nüüd siis tegema pean siin? Võtta, ma olen ju läbi kohe, on ju? Jaa. Ei saa ikka aru. Ma teen siis ühe selle järgi ka. Use clone feature in zero hello. Okei. Kohe tulen tagasi. Usime siis seda. Zero hello ja siin pole clone featured. Favorite update, check files. Ma saan seda kloonida nüüd. Defaulti nüüd. Jah. Mul on 2 zero bloogi nüüd. Ja mitte zero hellost ei olnud vaja teha koopia, vaid zero hellot mul vist ei olegi enam. Ma kustutasin selle ära, jah. Ja milline see zero block siis on? Aga kuidas seda muuta sai? Site development tutorial. Source code. Ei, see on see. Kuidas sa said seda muuta?
noh, siis kõik on läinud. Kõik on kadunud peale peaministri sellist avaldust. Kalmer, kas võin siis ära minna või? Mul on mikrofon müüti peal, ma ütlesin juba. Ja paneme tänaseks pillid kokku ja kohtume järgmisel korral. Okei, no tšau siis. Tšau. Head aega. Head aega, Georg. Läheks siis ka ära. Mis ma siin... ma tahtsin vaadata, kas see asi toimib. Hunnik trackerid. Siin pole midagi teha. Own sites. Blog Zero Network. Bit. Happy New Year. Ja kus seda edida saab? Oli siin kirjas midagi. Add modify content. Kuidas ma siia addin ja modifyin sellest? Home. No siin oli mingisugune site development tutorial. Click on create new empty site. Kus ma seda klikin? Menu item on the site Zero Hello. See on nõmes, nüüd kogu aeg tagasi minna. Aga siin ei ole, jah. Siin siis või? Ja siin ka ei ole. Ei, ma ei tea. Okei, las ta siis olla, paneme kinni. Stop sharing. Ja sellega on lõppenud arvutiteaduse klubi 5. kaugsessioon 5. kuni 9. klassi õpilastele.